No nii, head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebi TV vaatajad, soovin teile kõigile ilusat kevade algust ja täna on meil ka kevadine külaline, proua Helmen Kütt. Tere kõigile ja suur-suur aitäh kutsumast. Tulin väga rõõmuga, sest see kevad algas teisiti. Jah, no aga meie lähemegi natuke maad tagasi, kui veel talv oli. Ja siis tundus, et talve tuuleb. On kõvasti puhuma hakanud veel talve lõpuski ja eriti paistis see silma nagu Toompeal. No see vastab tõele. Jah, kas see tuli ootamatult või oli mingi ilmaprognoos ka olemas või? No ausalt öeldes Riigikogu liikmena ja kuulates oma fraktsiooni ja erakonna ministreid, meid oli meil 4 sotsiaaldemokraate, siis läbisaamine oli nagu hea. Teemad, mida arutati, vajasidki arutamist ja olidki erinevad arvamused paljudes, aga ma arvan, et demokraatlikus riigis ongi erinevad arvamused pigem rikkus kui probleem. Aga minule isiklikult, olles poliitikas nagu riigi tasemel 2011. aastast, tuli üllatusena see, et reform vahetab partnereid või ühe partneri välja viskas 2 aastat enne Riigikogu valimisi. Tavaliselt 1 aasta ja mäletan väga... Ei, see ei olnud ikka 2 aastat. Minul on ikka nagu mulje jäänud, et paar aastat ennem nagu toimub hobuste vahetus. No minul on hea näide sellest, et 2014, kui... Sul on statistika või? Ma olen ise lihtsalt selle läbi elanud, et 2014, kui 2011 valimised olid, 3 aastat olid sotsiaaldemokraadid opositsioonis. Reformierakond koos Isamaa Liiduga moodustasid koalitsiooni. 2014 toimus koalitsioonist vahetus, Isamaa Liit läks opositsiooni, sotsiaaldemokraadid said valitsusse. Sellel aastal siis lepiti kokku ka lapsetoetuse tõus ja 2015 see tõusis, nii et aasta enne Riigikogu valimisi 2015 toimus vahetus. Aga noh, mis seal öelda, tegelikult see on demokraatlikus riigis on, kui hääled on koos ja tundub, et ühed lähevad vasakule ja teised lähevad paremale ja ei saada kokkuleppele, no siis kes see siis otsuse langetab, eks otsuse langetab peaminister ja annab sellest siis teada, et nii see on, et see on natuke nagu abielus. Et kui on probleeme, siis ei ole mõtet nõnda nimetatud laste pärast koos elada. Et siis tuleb lahku minna. No jah, minu arvamus on muidugi natuke teistsugune, aga noh, mis sellest. Aga uued lubadused, mida siis uus koalitsioon lubab, et viia läbi järjekordsed muudatused riigiasutustes. Ma ei tea, eelmine kord viidi ka mingisugust muudatused läbi, pandi neid ministeeriumid kokku ja osa likvideeriti ja mul tuleb alati sellega seoses tuleb meelde, nõukogude ajal oli anekdoot, et kui hakkas see direktori vahetus oli, siis esimene asi, mis uuel direktoril oli, kui enam tundus, et asi läheb nagu käest ära, et vii läbi reorganiseerimine. Et ma nagu endise nõukogude inimesena tuletan meelde, et äkki viiakse nüüd midagi sarnast läbi või... No isiklikult ma arvan nii, et muudatusi tuleb viia kogu valitsemise aja jooksul. Kui olukord muutub, siis tuleb need muudatused teha, aga see ei peaks olema hoogte korras. Et kui arvatakse, et see on hästi populaarne öelda, et avalikus sektoris paneme selle kinni või selle likvideerime, siis see just riigile väga suurt kokkuhoidu ei anna. Minu mure on pigem vastupidi. Kinni on pandud töötukassad, suletakse kohtumajasid ja mina arvan, et regionaalselt võim ja teenused hoopis liiguvad inimestest kaugemale. Kui palju sellest kasu on? Enne on remonditud korralikult korda tehtud hooned. Näiteks töötukassad, mis on ka Ida-Virumaal, need on ju juurde pääsetavad, kui nad avati ratastoolis inimestele, kurtidele, kõikidele sellistele, kellel on vaja ka abi näiteks töövõimereformi mõttes tööle saamisel. Et minu mure nagu on see, et hästi ilus on öelda ja kindlasti on kokkuhoiu kohti, aga seda tuleb teha pidevalt, jälgida olukorda ja kui kuskil on vaja mõni inimene täiendavalt tööle võtta, siis see ei ole ka saatanast. Kui tööd on rohkem tulnud mingi probleemi tõttu või mingi teenuse tõttu, no siis seda tuleb teha. Aga selline kampaania korras ja hoogtöö korras, sellesse ma ei usu. No ma mõtlen lihtsalt seda, et kas see asi ei jää veel rohkem seisma, et meil ju seisavad siin kliimaseadus, metsaseadus, jäätmeseadus, veel rida igasugust muid asju ja nüüd tahetakse veel seda
kvoodirakendust ka veel transpordis ja elamute kütmisel. Nii et kuidas need kaks trendi nüüd kuidagi kokku lähevad, ei oskagi öelda. Ja ma ütlen, et ma jagan sinu muret. Meil on tõesti väga mitmed olulised asjad, mis on seisnud ja kuidas neid edaspidi võetakse. Keskkonnaameti mure, inimesed, kes töötavad, eks ole, mis öeldi, et tuleb teha suuri muutusi selles, et samas on meil olulised eesmärgid täita. Kas need siis lükatakse edasi, tühistatakse, kuidas sellega on? Eks ma olen ka ootusärevil ja ega ma ei oska sellele vastata, sellepärast, et hetkel praegu oleme me täpselt samas seisus ka Riigikogus opositsioonierakonnana, keda on siis nüüd 4. Nii nagu iga lehelugeja või raadiokuulaja. Eks meiegi kuuleme uudiseid siis, kui need ilmuvad. Ja. Aga hiljaaegu kuulsin Kuku raadiost kodanik Võrklaeva intervjuud, kus tema jutust jäi mul niisugune mulje, et tema seisis kogu aeg rinnaga maksumuudatuste vastu, aga vaata need sotsid. See on hästi tore. Mul on seda küsinud, eile oli mul just kohtumine ka Viljandi eakatega 80+ klubiga ja olime seal koos Riina Sikkutiga ja siis ma tõin selle näite, mida ma hea meelega toon ka nüüd kuulajatele, vaatajatele, et meil on 14 liiget Riigikogus. Peaministri erakonnal ja täna siis teisel valitsuserakonnal Eesti 200 kokku on 52 häält, 52 liiget. Mina ei tea, et Kaja Kallase valitsuse aeg või praeguse Kristen Michali valitsuse aeg oleks kunagi olnud Lauri Läänemets meil peaminister või kohusetäitja. Meil on 14 häält, me oleme Riigikogus opositsioonis olles, et kuidas on võimalik, et sotsid olid, seda tuleb võtta võib-olla siis väga suure tunnustusena, et vot need sotsid surusid peale 52 ehk siis enamusele oma tahtmise 14 või 4 ministrit ja kõik, mis sotsid tahtid, tehti ära. See nii ei ole, et valitsuses on meil eraldi ka Võrklaev rahandusministrina, meil on peaminister, nii võiks nagu öelda ka, et kes linnas vastutab, on linnapea, kes riigis vastutab, on peaminister koos oma kabinetiga, et sotsid ei ole mingid kõikvõimsad, aga mis vastab küll tõele on see, et sotsid olid vastu sellele, et pensionid indekseeritakse vähemaks või külmutatakse, see kokkulepe saavutati valitsuses. Sotsiaaldemokraadid olid vastu sellele, et 9000 võõrtööjõudu või võõrtöötegijad tuuakse sisse iga aasta, 10 aasta vältel. Sellepärast, et eelmise aasta kvootigi ei täidetud. Ja see on tööandjate soov olnud ja peaministri erakond on seda nagu väga soosib. Me olime sellele tõesti vastu. See vastab tõele. Ja eks see sai ilmselt neid vastuolusid võis ka muid olla. Mina ei ole valitsuse liige selles koosseisus olnud, aga eks see informatsiooni jagamine läbi oma ministrite, et ma arvangi, et sotsiaaldemokraatidel oli selles valitsuses nii Kaja Kallase ajal kui ka praegusel, kuni me valitsuses olime, selline tasakaalustav roll. Et mina ei usu, et on hea valitsus ainult see, mis on parempoolne, ainult parempoolne. Ma arvan, et laiapõhjalisem, rohkemate inimeste hääli arvestav ja võib-olla nõrgemaid. Need, kes veel ei jõua, lapsed või need, kes enam ei jõua, need on erivajadustega inimesed ja seeniorid. Ja nii nagu eile Riina Sikkutki meil pensionaridele kõneledes ütles, et me teame, kui palju meil on 65+ inimesi näiteks 5 aasta pärast, aga me ei tea, kui palju meil lapsi sünnib ja see, et meil on rohkem eakamaid inimesi ei ole probleem. See näitab, et meil on hea tervishoid ja meil inimesed elavadki kauem ja ei ole võimalik ka näiteks tervishoius sama rahaga hakkama saada. Sest inimesi on rohkem, parimad on ravimid ja selle tõttu ongi vaja ka tervishoidu rohkem raha leida. Ma lugesin seda koalitsioonilepingut, mis praegu oli, ma saan aru, et keskendutakse kaitsele ja keskendutakse majandusele, nõus. Ettevõtjad ja majandus on see, millest siis on võimalik ka midagi jagada, aga me ei saa niimoodi käituda, et me jätame ühe poole tervishoid, sotsiaalvaldkond kõrvale ja täpselt sama hariduse valdkond. No jaa, aga nüüd värske koalitsiooni maksu vähendamise lubamine jätabki mulje, et sotsid olidki see kurja juur. Jah, tundub niimoodi. Ainukene asi on see, et see maksu vähendamise lubamine tuleb peale seda, kui Euroopas suured rahalaevad kohale jõudsid. Ja ma arvan, et eks see oli ka mingil hetkel paras võimalus öelda, et nüüd on kõik. Nagu me kõik mäletame, pressikonverentsil peaminister ütles, kui oli jutt supikana päritolust või grillkana päritolust, et nüüd aitab.
Selle asemele, et nagu me räägime kaitse ja moona hankimise korral, valitsuskabinet ei olnud seda senini arutanud, kui Urmas Reinsalu selle teema üles võttis ja siis hakati arutama ja selgitusi küsima. Et noh, grillkana või supikana päritolu on kindlasti väiksem probleem kui Eesti kaitsevõime ja moona hankimine. No sellega on jah, natuke nagu segaseks jääb, ütleme lehelugejal jääb segaseks. Aga no võib-olla ei peagi selgeks saama. Ikka peab saama. Aga no, mis see Riigikontroll ütleb, et eelarvekulud ei vähene, vaid hoopis suurenevad. Jaa, meil oli sotsiaalkomisjonis sama lugu, et kuidas moodi sa seda eelarvet loed ja tean täpselt, et eelarve erikomisjon seda kuulas ka Riigikontrolli poole ära, et on käinud vilgas ja natuke nagu tundub viljatu tegevus. Vilgas ja viljatu tegevus. Väga... Eesmärgist on natuke kaugemale mindud. Kui te eile kuulasite ka Eesti Panga kommentaari, siis see lubadus, mida nüüd Euroopa Liit annab riikidele, võimaluse siis sellest laenu osast välja, et see tingib selle, et näiliselt nagu on väga hästi, aga tegelikult ega siis ju võlg kuskile kao võlga ikka võõrama. Ega raha sellest ise juurde ei teki. No Euroopa poolt natuke tuleb, aga see on ka sihtotstarbeline kaitsemoona muretsemiseks. Aga möödunud kvartal oli ju meil suur majanduskasv. No aga me teame ka miks. Sellepärast, et inimesed asusid enne automaksu tulekut. Ma saan aru, et automüüjatel olid, ma ei saa öelda, et jõulud südasuvel, eks hakati ostma rohkem ikka talve poole. Aga jõulud olid ikka tõesti automüügis, sest nii palju ei müüdud nagu müüdi eelmine aasta viimases kvartalis. No see oli ikka muljetavaldav. No jah, ma kuulsin ka, et ikka järjekord oli autopoodides. Autode järgi oli järjekord, oodati kui tellimised tulid. Seekord nagu automüügifestival, mitte maksufestival. No, kuidas on? Aga mis nüüd energiaplaanidest saab siis? Vaadake, mina ei saa nüüd aru, et Enefit Green andis intervjuu, et nemad tootsid tuuleenergiat selle aasta veebruaris vähe. Aga nemad ei saanud ka rohkem toota, sellepärast, et väga madal hind oli. Ja ma sain aru, et nad panid siis need tuulikud seisma. Aga no mis siis saab, kui see 2,6 miljardit sinna Riia lahte tehakse ja kui on tuult ja ei ole elektrit kuhugi panna või hind on liiga madal, mis siis saab? No vot, see on valdkond, millest ma tõesti aru ei saa ise, sest see pole minu hariduse ja erialaga seotud, aga ma olen ka imestanud ja kuulanud küll pressikonverentse, kus kliimaminister on andnud ülevaate ja siis äkki tagasi võetud, teatud otsused ümber keeratud või peatatud, et see tuulikute nii maal kui merel, päikese ja ka nüüd tuumaenergia, millest ka uus koalitsioonileppe räägib, et selle kohta ma ei oska anda kommentaari, sest minust oleks vastutustundetu jagada seda informatsiooni, aga vaadates oma elektriarvet, minul on fikseeritud hinnaga, aga mul kõrval naabril ei ole, tema oli börsihinna peal. Tema nagu sellist odavnemist ei ole märkanud. Jah, ei olegi. Kõige huvitavam lugu on see, et kas siis Soomes on siis nagu odavam tuul kui meil või milles viga on, sellepärast nendel on fikseeritud pakett. Ja nendel on hind palju odavam. Palju odavam. On tõesti. No ma saan aru, eks ole, et meie see, mis ta nimi on, see Elering võtab nüüd meie käest selle hinna vahe ära, ostab odavalt Soomest kokku ja siis võtab meie käest Eesti hinna, piirkonna hinna. No see on nagu on, aga nüüd ta soovib veel tõsta võrgutasu. No vot selles ongi, et mõnikord on nii, et need inimesed, kes hoiavad väga-väga kokku, ma tean mitmeid inimesi, kes hoiavad elektri kasutuses kokku, et no nüüd läheb valgeks ja vähem, aga võrgutasud on teinekord suuremad kui elektritasu ja kui see ka veel tõuseb, siis see lööb kindlasti rahakoti pihta. No jah, aga mis see vaene pensionär siis nüüd nagu tegema peab, niikuinii oleme kõige vaesemad Euroopa Liidus. Aga viimasel ajal räägitakse ju sellest ka, et kas see oli mingi Eesti 200 esinaine ütles, et vaja ikkagi see mingisugune vahepealne pensionitõus on vaja uuesti elimineerida ja siis minna jälle uuesti edasi, et nii palju suuri kulusid on, aga viimane kord oli seal riigieelarve erikontrolli komisjonis Magnus Piirits, kes on Sotsiaalministeeriumi ekspert
ütles niimoodi, et siin tuleb ikkagi meeles pidada, et teatavasti Euroopa Komisjon tegi uuringu just, et kuidas inflatsioon mõjutab pensionäre. Ja sellest uuringust tuli välja, et seoses sellega, et pensionäride tarbimisstruktuur on üldisest tarbimisstruktuurist erinev, siis tuleb välja, et pensionäride jaoks on inflatsioon tulenevalt nende tarbimisstruktuurist 6% kõrgem kui riigis üldiselt. Nojah, ja tegelikult on ju öelnud ka Heido Vitsur ja on toonud ikkagi välja selle näite, millele ka teie, Andres, vihjasite. Eesti pensionid on väiksed. Me oleme kuulnud nii parempoolsete erakonna juhi kui ka Eesti 200 juhi suust ja ka alles nüüd on suur pealkiri, et ei ole jätkusuutlik jätkata sellise indekseerimisega. See mõte, mida tema esitas, ma kuulasin esimeses stuudios, oli siis see, et erakorraline pensionitõus sealt välja ja siis pension indekseerida. No hea uudis on see, et 1. aprillil siiski pensionid tõusevad täpselt selle vana mudeli järgi. Kas see tõus on piisav? Kindlasti mitte. Aga kui välja võtta ka need mõned erakorralised tõusud, mis täna tegelikult on olnud hädavajalikud, et need tehti, siis meie pensionärid hakkama ei saa lihtsalt selle tõttu, kui oled veel üksi, kui sa oled üksik pensionär või sa oled näiteks olnud erivajadusega inimene enne pensionile jäämist, siis see pension on ju ka väike või sa oled olnud omaste hooldaja, sa oled hooldanud oma lähedast ja sinule on makstud hooldajatoetust, mõnel on 15 eurot, mõnel on 25 eurot, mõnes omavalitsuses 40 eurot, aga maksud võetakse alampalga järgi ja see läheb ka pensioniarvestusse. Et me võime ju rõõmustada, et Soome juba 8. aastast on kõige õnnelikemate inimestega riik, eks ole. Aga see on tegelikult ikkagi piinlik, et meie pensionid on väga väikesed, vaadates üle Euroopa ja sellele on juhtinud tähelepanu tõesti ka Euroopa Nõukogu ja on vihjanud sellele ja on täiesti andnud ka nagu ülesande valitsusele. No jah, aga küsimus on siin selles, et suhtumist on erinevad. Minule näiteks ütles proua Riisalu oma eelmisel valitsuse ajal, valitsuses viibimise ajal, et pensionäride organisatsioonid tegevustoetust ei saa ja ei hakkagi saama. Sellest on mul väga kahju. Ja peab tunnistama, et ta on oma sõna pidanud. Jah, sellest on mul väga kahju, sest see raha, millega pensionäride organisatsioonid, see pisku, mis riigi eelarvest tuli, kui palju üle Eesti sellega tehti. Ja millest mul veel kahju on, ütlen siiralt, minu meelest katuserahad olid kõige avalikum raha üldse. Ja kui oli Riigikogu liikmeid, kes neid kuritarvitasid ja väärkasutasid, siis oleks tulnud nendega tegeleda. See, et läbi katuserahade oli võimalik toetada pensionäride organisatsioone, lasteorganisatsioone, aga täna on kvalifitseerunud ainult teatud nõnda nimetatud siis partnerid, kes siis saavad seda riigieelarvest toetust ja ma arvan, et see, et pensionäride ühenduste liit ja läbi selle ka maakondlikud organisatsioonid sellest toetusest ilma jäid, ei ole õige, sest selle napi rahaga tehti väga palju suuri asju ja ma tahan ära kasutada selle võimaluse, Andres, ja tunnustada seda, mida sina oled teinud omavalitsustega koostöös. Aitäh. Ja rääkides, kui väga on vaja seeniorite nõukogusid. Meil Viljandis on ta üle 10 aasta vana, aga kui palju on nendest abi ja näiteks noorte volikogu sai Viljandis 25 aastaseks. Et see, et üle elukaare noortest kuni seenioriteni linn ja riik on tervik. Ja see on suur abi, nii et suur aitäh, et sa oled teinud seda, sellepärast, et see töö on vilja kandnud. Aga aitäh, loodan, et lõpuks jõuame ka sinnamaale, et need eakate nõukogud tõesti saavad seadustatud. Jah, see on olnud pikk vaidlus, nagu sa tead, kohalike omavalitsuse korralduse seadusesse öeldakse, et on riik riigis iseseisvad, autonoomsed ja ei tohi sisse kirjutada seda. Aga mina ütlen küll, olles ise töötanud 93. aastast Viljandi linnas ja 2011 alles Riigikokku, et see on suur abi, kui on omavalitsuses selline organisatsioon või volikogu komisjon, nagu meil on, nagu on seeniorite nõukoda. See on suur abi ja rumal on omavalitsusjuht, kes seda ei tee. No nii, aga räägime natukene veel pensionäridest. Siin möödunud nädalal vist oli kuskil Aktuaalses Kaameras tõusis üles jälle see elulõpu tahteavalduse küsimus.
ja seal see korrespondent toob ära Tartu anestesioloogi Katrin Helmeti arvamuse, et see on, tegemist on nišitootega. Et see on nende jaoks, kes hindavad elu kvaliteeti, mitte elu pikkust. Selle teema arutelul toimub, kui mitte praegu, aga siis lähimal päevil väga suur arutelu selle senise tööga, sest kaasatud on olnud nii arstid kui valdkonna parimad spetsialistid ja see on jõudnud sinna faasi, et kõik nagu võtavad seda kui kohustus, see on võimalus. Inimesel on võimalus oma tahe täie teadvuse ja mõistuse juures fikseerida. Ja ma arvan ka, et enne kui Eesti riik, kui ta jõuab eutanaasia juurde üldse, et seda teemat niimoodi arutatakse, on vaja palliatiivravi, on vaja korralikku hospiitsi, on vaja valuravi, kõike seda ette. Aga mina nagu ütlen ausalt, ma mõistan, et erinevaid arvamusi on, ka kirikuringkondades erinevaid arvamusi. Täna Eesti riigi parlamendis 6 erineval erakonnal kindlasti ei ole üksmeel selles küsimuses. Ongi väga erinevad. Mina isiklikult arvan, et inimesel peaks olema õigus, mitte tema pärijatel. Muidu öeldakse nii, et kui on pärijaid, siis on ka surijaid või on surijaid, on ka pärijaid, aga et mitte kui inimene, paljudes riikides ta on ju seadustatud. Mitte küll väga paljudes, aga see on võimalus olnud inimestel langetada see otsus. Praegu see, millest räägitakse, on see, et mina võin oma terviseportaalis ära märkida, mis tingimustel ma ei soovi kas elustamist või mida, aga see ei tähenda seda, et kui minuga juhtub õnnetus noores eas ja ma olen selle ära teinud, et sinna on juurdepääs ka kiirabil ja kõigil teistel ja ma olen öelnud, et palun mind mitte elustada, siis see ei tähenda seda, et arstid lasevad käed rippu. Arsti esmane ülesanne on inimest päästa. Aga teatud kõrges vanuses või siis, kui inimene on dementne ja temaga juhtub midagi, ta ei soovi olla näiteks, ma ei tea, aparaaditoidul või midagi sellist, et siis on see tema soov, sellepärast, et ma olen väga paljude arstidega, paljude anestesioloogidega rääkinud. Ja tavaliselt sellel hetkel, kui inimene on ka oma soovi avaldanud või öelnud lähedastele, siis just lähedased on need, kes omavahel kokku ei lepi ja soovivad, et tehakse kõik võimalik veel, et isegi olla näiteks täiesti teadvuseta olekus, ma ei tea, koomas, võimalikult pikalt. Et ma ei tea, kas see on väärikas. Mina ei tea, kas see on väärikas, aga mina arvan niimoodi, et siin on rida probleeme, eks ole, et mis siis saab, kui on liiklusõnnetus? Ei, liiklusõnnetuse korral antakse abi. Mis siis saab? Kas hakatakse otsima, et kas tal on testament või see otsus või ei ole? See on terviseportaalis on see kõigile kättesaadav, kui mäletate filmi Südameasi, siis seal vanaproua oli tindipliiatsiga siia ette kirjutanud, palun mitte mind elustada, sellepärast et puudus infosüsteem ja terviseportaal. No ega ei ole kui need inimesed, kes on otsustanud, et nad soovivad olla doonorid, elundidoonorid, on teinud märke terviseportaali. Kui minuga juhtub õnnetus, ega siis mind ei võeta kui potentsiaalset organite kogu, et näed, ta on teinud linnukese, ta tahab olla elundidoonor, võtame nüüd temalt need terved elundid ära. Minule, kui liiklusõnnetus toimub, antakse ikkagi esmaabi, tehakse kõik, et minu elu päästa. Ja siis, kui selgub, et minu elu päästa ei saa peale seda vilgast tegevust, no siis on tõesti nii, et läheb käiku teine plaan, ma olen andnud soovi olla elundidoonor ja seda tehakse. Ja. No mind pisut hämmastab see, et siin initsiaatorid nagu arstid on. Arstid on koostöögrupis. Mina arvan, et on õige, et arstid räägivad kaasa. Nad alustasid ju ka. Nemad alustasid tegelikult seda. Ega patsiendid ei alustanud seda. Vaat naljakas lugu. Aastast 2011, kui mina olen olnud parlamendi liige, siis Viljandis on olnud see väga paljude poolt öeldud, et kuulge, seadustage eutanaasia. Viljandis oli ka proua, kes oli esimene, ja tõesti, esimene, kes läks Šveitsi, ei olnud mitte see, mida pealtnägija tegi. Tema tervislik seisund oli nii, et ta oleks varsti olnud täiesti. Sellises seisundis, kus ei oleks ei liikunud, ei rääkinud, ei midagi. Ja ta alustas seda varakult.
ja nagu me järjest neid loeme, et inimesel peaks olema nagu otsustusõigus, aga patsiendid peavad muidugi kaasas olema sellel. Ja teine on ka see, et natuke on langenud see aeg halva aja peale. Miks ma seda ütlen halva aja peale? Kui puudub raha, täiendav raha nagu tervishoius, kui sotsiaalvaldkonnas on teenuseid vähe, siis me ei saa hakata rääkima eutanaasiast, eks ole. Et vähendame nagu selle läbi, et see ei ole mitte raha küsimus. Aga selle Sutropi grupi järeldus on ju see ka ikkagi kirjas, et see võimaldab meditsiinis kokkuhoidu. Eks ta mingil määral kindlasti selle tõttu võimendab, et kui inimene on aastaid torudega toidetav, teadvuseta sellises olekus, kui ta on avaldanud soovi, et ta ei soovi elustada, ta ei taha olla sonditoidul, siis kahtlemata seda ei rakendata. Mina olen ikkagi natuke mures selle pärast, et ma olen lugenud ka ühte meie õiguskantsleri kirja kellegile kodanikule, kus on siis märgitud ära ka, et see elulõpu tahteavaldus peaks siis olema nagu esimene aste. Just. Tegelikult ega me kaugemale ei lähegi. See on praegu elulõppe tahteavaldus ongi esimene aste ja me ei räägi täna mitte millestki muust. Ei, me ei räägi mitte millestki muust täna, sellepärast, et väga hea ülevaade on, kus õigusteadlased, see on juriidika ajakirjas, Ülle Madise on ka seal ringis, seal on nii kiriku esindajad, seal on juriidika esindajad, juristid ja räägitakse sellest, meil on täna ka võimalus see juba sõlmida ja teha, aga täna puudus võimalus, et see oleks kättesaadav läbi terviseportaali ja nähtav, kui midagi juhtub või kui mingi selline seisund tekib, et mina võin ju teha endale ka notari juures kirjutada paberile oma lastele teatud korraldused ja käsud, aga seda nad näevad siis, kui ma ära suren, eks ole, aga selleni läheb veel pikk aeg, eks. No jah. Nii et ma arvan, et see, et elulõppe tahteavaldusest räägitakse, ei ole vale. Aga kõik muu, mis sellele eelneb, peab olema kättesaadav, nii nagu ma ütlesin, palliatiivravi, hospiits, valuravi, kõik need teenused, mis inimese nagu selle viimase tee ükskõik millise raske haiguse korral muudavad talutavaks ja ilma valuta. No jah. Aga me läksime nii morbiidseks. Ei, me läksime morbiidseks. Ma tahtsin just teha järsu pöörde ja öelda, rääkida pulmadest. Lõppude lõpuks on meil ju kevade algus ja kevadel, kui kõik tärkab ja elu hakkab uuesti nagu õitsema, eks ole. Et see, et me ka seda probleemi puudutasime, see käib elu juurde. Absoluutselt. See on üle elukaare osa. Siin ei ole midagi teha. Nõus. Aga loodame siis, et opositsioonierakonnad leiavad ka omavahel, nagu öeldakse, ühise osa ja vaatavad, mis siis asjast siis nüüd edasi saab. Andres, ma võin öelda, et see ühisosa leiti kohe sel hetkel, kui teatati esmaspäeval, et me oleme opositsioonis, siis toimus üks hääletus. Ja opositsioon oli kõik kohal ja eelnõu, mis oli muidu komisjoni poolt otsustatud, et välja hääletatakse, jäi sisse. Oota, mis see Nordica komisjon? Jah, täpselt. Ja see jäi sisse nii, et see lugemine läks meil hästi. Koalitsioon ei olnud veel mõeldud, et 52 peavad ikka vähemalt 51 peab kogu aeg saalis olema või enamus võiks saalis olla, aga opositsioon oli kõik kohal, nii et me leiame selle ühisosa ja mina tahan ka veel kord tänada sind ja soovida kõigile kevadet nii õue kui põue. Aga olge siis seal üleval mäe peal tublid ja vaatame, mis edasi saab. Absoluutselt ja kohtume taas. Kohtume taas.